Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja räägime nüüd sellest, kuidas siis referaati sisu kirjutada. Ma olen oma Google Docsis, mul on siin dokument referaat ja kui ma selle lahti teen, siis praeguseks hetkeks olen ma pannud kirja oma pealkirja, olen mõelnud teemade üle, otsinud materjali, pannud siia mõned raamatud, mis ma raamatukogus käisin ja juba sain. Ja siis on veel mõned teemad, mille kohta mul ei ole midagi. Näiteks toidu kohta ma ei ole leidnud mitte midagi. Mul tasuks rääkida nüüd oma õpetajaga, küsida nõu, et kas tema teab mulle soovitada mõnda head materjali või kui ma ei leia selle kohta materjali, siis võin ma sellega lihtsalt ära kustutada, sest sellisel juhul seda peatükki ma ei saa oma referaati panna. Nii, aga kuidas siis kirjutamine hakkab? Kui ma nüüd olen oma peatükkides materjali kõik üles otsinud, mille põhjal ma kirjutan, siis tegelikult üks peatükk koosneb ka mitmest osast. Kui ma võtan nüüd selle hooned, siis ka siin peab olema sissejuhatus. See tähendab, mida ma selles peatükis kirjutan, siis sisu, mis on tavaliselt võib-olla mitu lõiku ja siis ka väike kokkuvõte sellest peatükist. Nii et täpselt nii, nagu mõne kirjandi kirjutamisegi puhul on iga peatükk ka eraldi tervik. Ja proovime seda siis kirjutada, et alustan sissejuhatusest. Üks kool. Ja nüüd ma olen siis kirjutanud siin paari lausega, et kaagil on pikk ajalugu ja hoonetel on lugu ja et selles peatükis ma räägingi siis koolihoonete ajaloost ja keskendun siis eelkõige 19. sajandile. Nii, nüüd ma mõtlen siis, et millest võiks minu järgmine lõik rääkida, et enne kui ma tegelikult räägin 19. sajandist, võiksin ma natukene kirjutada ka sellest, mis enne seda oli. No nii, ja nüüd ma kirjutasin veel kord, et mis aastal kool asutati ja kirjutasin ka sellest, mis ma siis raamatust lugesin, et tegelikult on väga vähe teada nendest hoonetest, mis siis enne 17. ja 18. sajandil kirjutati, nii et üks väike lõik siis sellest. Nii, ja nüüd ma võin siis asuda kohe siis selle 19. sajandi juurde, panen jälle enteri, võtan oma raamatud ja materjalid lahti, hakkan refereerima, parafraseerima, tsiteerima. Nii, ja nüüd ma olen jõudnud kohe mitu lõiku kirjutada. Kirjutasin siis sellest, mis siis 19. sajandi alguses toimus, mis tehti. Üks lõik räägib sellest, siin kasutasin ka ühte tsitaati Jaan Tamme raamatus, näete, siin on jutumärgid. Ülejäänud on siin lihtsalt siis refereeritud nendest kahest allikast, mis mul on. Ja siis kirjutasin nendest suurematest ümberehitistest, mis toimusid ja sellest, et 19. sajandi lõpus suuri muudatusi ei olnud, et tehti mõned sisekujunduse asjad. Ja nüüd oleks mul vaja siis see peatükke kokku võtta, et mis siis olid need olulisemad muudatused. Nii, ja ma võtsin siis ka oma selle peatüki paari lausega kokku. Et kõige suurem muudatus oligi see, et hoone muutus kahekordseks ja tuli veel hulk klassiruume ja ka koolihoov muutus avaramaks. Nii et nüüd on mul tegelikult siis see üks peatükk kirjutatud. Ja kui ma õpin siis 1.–4. klassini, siis ma ei pea siia teksti sisse viiteid panema, kui ma just ei tsiteeri. Nii et kõik selle kasutatud kirjanduse, mida ma siis kasutasin, mis ma olen kokku korjanud, ma võin jätta praegu siia peatükki alla, pärast läheb see kõik siis kasutatud kirjanduse loetellu. Aga nii see kirjutamine käib.